Nii, tänu Jumalale. Haarame jälle Jumala sõnast kinni, aga palume enne usus, et Jumal võiks meile asju ilmutada täna. Isa, palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi, Isa, et me mõistaksime, mis on sinu tahe, mis on sinu plaan ja Isa, me õpiksime tõesti looma ka õhkkonda selle jaoks, et sina võiksid liikuda, tegutseda ja muuta meie elusid ja meie vastu ka kõneleda. Ja Isa, ava mulle sõna uks, et rääkida neid asju, mis on sinu südames, tuua välja ilmutuslikke teadmisi, tuua välja tõesti sinu sügavat tarkust. Isa, ma tänan sind, et sina oled see, kes muudab meid oma ilmutuse kaudu. Isa, tänu sulle, Isa, see on sinu tahe ilmutada meile oma sõna. Ja tänu sulle, Isa, et sa teed seda Jeesuse nimel. Amen. Nii, kiitus Jumalale. Ma räägin edasi ikka sellel teemal vaimus ja tõel ülistamisest. Aga me lähme täna rohkem võib-olla suunda, kus ma räägin ka sellest, kuidas me loome õhkkonna, kus Jumal tahab tegutseda, tahab meie seas olla. Ja teeme lahti laulude raamatu 127. laulu ja esimese salmi kirjakoha, mida ma olen siin päris mitmeid kordi juba lugenud. Aga Jumala sõna on hea korduvalt lugemiseks. Ja siin on üks laul, mida võib aru saada, et Saalomon vist on kirjutanud selle. Palveteekonna laul Saalomonilt. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Või mul meeldis lugeda seda Message Bible'i tõlget, mis viitab küll sükest väga sõnumit anda edasi, aga väga plank ja otsekohene, ütleb niimoodi, et kui Jumal ei ehita maja, ehitajad ehitavad vaid hurtsikuid. Kui Jumal ei valva linna, võib öövalvur sama hästi tukastada. Nüüd tegelikult selle asja mõte on just see, et kui me oleme tegemas mingeid asju ja Jumal ei ole nende asjade taga, Jumal ei ole seda käskinud meil teha, Jumal ei ole seda käivitanud meile ja öelnud, et nii peaks asja tegema, siis tegelikult see, mis me teeme, võib osutuda täiesti kasutuks. Nüüd see võib isegi olla väliselt väga nii-öelda nagu justkui piltlikult justkui tore ja kena ja inimeste jaoks aktsepteeritav asi. Aga kui Jumal ei ole andnud selleks oma nii-öelda volitust ja oma nii-öelda käsku selle jaoks, siis ta ei kirjuta selle alla. Nii et sellepärast me ei pea lihtsalt tegema kristlikke tegevusi. Me peame tegema seda, mida Jumal meil on käskinud teha. No kui mina vähest meeldib rääkida ikka seda, võib-olla mõnel muutub ju tüütuks, et ütleme, mõnel kogudustel on Iisraeli töö ja kunagi keegi esitas nagu väljakutse, et miks meie koguduses ei ole Iisraeli töö. Vastus on väga lihtne. Jumal ei ole mulle seda käskinud seda teha. Ja ongi kõik. Ja meil ei peagi seda olema sellisel kujul. Kui Jumal on nendel teistel kogudustele öelnud, et nad peaksid nii tegema, nemad otsused seda teha, siis see on nende ülesanne või nende vastutus. Ja me ei pea tegema selle pärast asju, et keegi teine teeb ja samamoodi nagu keegi teine teeb. Sest et kui Jumal ei ole selle asja taga olnud meie jaoks, siis me võime teha vaeva ja teha asju, mis osutuvad tegelikult kasutuks. Ja sellepärast me peame jälgima seda, et me ei võtaks nagu lihtsalt teisi matkides teatud asju üle. Et me näeme, see teeb seal seda või teeb toda ja see on nii hea, vägev ja see on kindlasti vajalik asi ja nüüd sellepärast me teeme. Ei, me peaksime tegema seda sellepärast, et Jumal on meile öelnud. See võib inspiratsiooni, me võime saada sellest, kui keegi midagi on tegemas. Ja Jumal võib öelda isegi, et tee sina ka samasugust asja, aga me peame aru saama, et see sõna peab tulema Jumala käest, mitte nende teiste inimeste kopeerimisest. Et see on väga oluline tegelikult seda jälgida. Ja kui me räägime nüüd, me ikkagi rääkime liitusest ja ülistusest, ka selle koha pealt me peame jälgima, et see eeskuju ja see pilt, kuidas me asju teeme, peaks tulema Jumala käest. Ja siin on ka mõningad elemendid, mis on teatud kontekstis, ütleme ka, Jumal, nagu öeldakse, rõhutab ja toob välja just ka konkreetsetele kogudustele või viisil, kuidas me peaksime tegema. Kui sa oled märganud tegelikult erinevad jutlustajad, ütleme ka just nende muusikaline osa nendes kogudustes või ütleme, kui nad ise on reisivad jutlustajad, siis neil on mingisugune, vahest me nimetame seda eemalt vaates just kui nagu oma stiil.
see, kuidas nad tahavad, et ülistus oleks nende koosolekutel. See, kuidas see muusikaline valik ja see viis, kuidas see asi on tehtud. Ja see ongi see, kuidas Jumal on neile andnud seda teha. Nüüd ma ei saa öelda, et see on ainuõige viis, kuidas kõik teised peavad tegema. Ei, see on Jumal on andnud temale sellisel viisil seda teha. Ja sa võid näha, teatud teenistustel on nagu väga iseloomulikud just seesama ülistus või kuidas nad Jumalat kiidavad, on väga iseloomulik ja see on vahest vägagi nii-öelda teatud omamoodi nii-öelda stiil ja olemus sellel asjal. Ja vahest mõni mõtleb, et miks nad on sellised natukene vanamoelised või erinevad asjad. Jumal on andnud neile sellisel viisil ja kui see toimib nende jaoks, siis ja Jumala võidmine on selle asja üle, me ei pea üldse selle asjale hinnangut andma. Sest küsimus ei ole üldse selles, missugune on see vanamoeline või kaasaegne, vaid küsimus on selles, et Jumal on selle asja taga. Ja et see on väga oluline seda näha. Ja muidugi tegelikult me peame jälgima ikkagi eelkõige ka just need jumalike eeskujud, mida meil piiblis on ka kirjas ja mitte tegema asju maailmamallide järgi. Ma olen siin tegelenud ka just nende asjadega, kus ülistusse on hakanud sisse tulema just see, ma nimetaksin siis maailmalik muusika ja maailmalik viis, kuidas asju tehakse. See sama väljend, mis ma siin olen kasutanud vahest, see on vast Kenneth Kaasiku käest pärit, et vaete vahel koguduse ülistus või ütleme koguduse koosolek on justkui nagu üks jama rock-kontsert. See on minu meelest väga, väga hästi ja väga teravalt küll öeldud isegi, aga see on seesama, et vaete vahel kogudused üritavad tegelikult kopeerida ülistuse aega ja ütleme kiituse aega just sellest maailma nii-öelda rock-kontserdist. Seda stiili ja seda imidžit ja käitumismalle ja kuidas asju väliselt tehakse ja nad üritavad seda teha ja tegelikult, kuna koguduse ülesanne niisugust asja ei olegi teha ilmselgelt, siis see tuleb väga nõme ja väga jama nii-öelda välja ka just täpselt. Nagu see, et ta näeb väga nadi ja narr tegelikult välja ja ta ei olegi tegelikult mõeldud, et ta peaks koguduses sellisel kujul olema. Me ei ole tegemas kontserti siin. Ja see on üks väga põhimõtteline erinevus, kui me räägime ülistusest ja kiitusest, et koguduse ülistusaeg või kiitusaeg ei ole esinemine. See ei ole see, et me üritame, see ülistusgrupp üritab, nagu öeldakse, esitada asju kuidagi väga hästi ja näidata oma parimaid oskusi ja mis iganes. Nüüd see ei tähenda seda, et nad ei peaks tegema asju paremini viisil, nagu nad oskavad. Ja kui kellelgi inimesel on pillimängu oskus, mis ta on õppinud või ka lauluoskus, siis ta peaks rakendama seda selle jaoks, et selle oskusega ülistada Jumalat ja teha seda kõige paremal viisil. See ei tähenda seda, et me kõik peame mööda laulma või pilli mängima niimoodi, nagu vahest öeldakse uutuurist puukuuri või midagi sellist. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellist väljendit, aga mina kuskil olen seda kuulnud. Ja see viitab just sellele, et nagu kõik asjad on väga nii-öelda mööda mängitud, aga see peaks olema meie eesmärk, me tahame anda Jumalale oma parima. Aga samas, kui meil näiteks ei ole seda võimekust, kui me ei ole kõik nii-öelda professionaalid ei pillimängus või mingis muudes asjades, see ei tähenda seda, et me peaksime ülistuse tegemata jätma. Ja mõni ütlevad, me ei hakka üldse ülistust tegema, kui meil asi ei ole piisavalt kõrgel tasemel ja professionaalne, kui mul ei ole seda pilli ja seda asja ja teist ja kolmandat asja, et ma ei hakka üldse tegema. Väga vale suhtumine. Me peaksime tegema just nende samade asjadega, mis meil parasjagu on just selles samas tasemes, sest et Jumala ülistamine ei keskendu niivõrd selle välisele professionaalsusele, vaid me näeme seda, nagu me loeme seda kirja kohta hiljem ka kohe, just, et see on vaimus ja tõest tehtud. See on põhiline rõhk. Ja et sellepärast me peaksime olema võimelised ülistama ka Jumalat täiesti isegi sellises kontekstis, kus inimeste võimekus ja oskused võib-olla on välises mõttes justkui väga väikesed, aga sellegi poolest Jumala võidmine võib selle asja üle olla. Ma olen vahest seda toonud ja ma ei mõtle seda kuidagi nagu halvasti üldse välja tuuagi. Ma olen aeg-ajalt sattunud võib-olla praegu vaatamas. Ma kunagi olin Lootuse külas ühel korral jutlustamas. Ja seal on, inimesed, mehed, naised ka, kes on, olnud teatud sõltuvustes ja Jumal on tegemas nendega tööd, nad tulevad välja nendest sõltuvustest ja see on head vilja kandnud tegelikult. Ja ma mäletan, kui seal koosolekul neil oli ka ülistusaeg ja üks meestest oli seal siis, mängis gitarri ja juhtis seda.
ja ma ei ole muusikaliselt väga professionaal, aga minu kõrv püüdis kinni, et see asi, mida tehti, oli vägagi toonist ja nootidest ikka paigast ära. Mitte ainult see, mis ees tehti, vaid isegi see, mis just ka kaasa inimesed laulsid. See oli vägagi kohati, nagu öeldakse, nagu raske oli minul veidike kaasa lada, aga hämmastav oli selle juures see, et Jumala võim oli selle üle. Mismoodi? Sellepärast, et nad tegid seda oma südamest. Oma parimate oskustega, oma parimate vahenditega tegid seda ja sellepärast me ei peaks olema kohtumõistjad selle koha pealt, kui keegi seda teeb ja ta tase ei ole, nagu öeldakse, niivõrd kõrge ja võib-olla ta laulab natukene mööda või mängib pilli või natukene öelda ebatäpselt. Kui ta teeb seda siiralt oma südamest, siis ei ole Jumala jaoks see, nagu öeldakse, mingisugune küsimus. Sest Jumal ei ole kirjutanud, et nagu öeldakse, te peate täpselt noodis ja kõiki asju tegema ja siis nii-öelda Jumalal on see vastu võetud. Ta kirjutab hoopis seda, et see peab olema vaimus ja tõed tehtud. Et rõhuasetus on hoopis teise koha peal. Me peame selle enda jaoks ka paika panema ja kui me selle paika paneme, siis me ei rõhu niivõrd selle professionaalsusele ja kõrgelennulisuse või kõrge taseme peale, vaid me rõhume hoopis selle peale, et teha asju nii, nagu Jumal tahab, et me teeksime. Nüüd vaatav Korintlastele, 1. Korintlastele 3. peatükk 16. salm, kirjakoht, mis ma olen lugenud. Ma loen ta sulle kohe laiendatud tõlkes, kuna see toob nagu mõned head nüansid veel juurde siia, mis on küll eestikeelses tavalises tõlkes ka põhimõtteliselt võimalik ära tabada, kui sa natukene analüüsid. Ta ütleb 16 siis, kas te ei erista ega mõista, et teie kogu Korintuse kogudus olete Jumala tempel. Tema pühamu ja Jumala püha vaim elab teie sees alaliselt, et olla teis kodus koos kogudusena ja ka individuaalselt. Kas sa märkad nüüd, me oleme Jumala tempel ja Jumal tahab olla meie seas või meis kodus. Ta räägib Uuest Testamendist ja Uuest lepingust. Vanas lepingus nad ehitasid füüsilise hoone, siis kas templi või alguses koguduse telgi ja Jumal ilmutas ennast selles paigas ja ta oli selles samas reaalselt kohal. Nüüd tänasel päeval ta tahab kus kohas olla? Oma koguduses kohal. Aga see tuleb ehitada. Ja Moosesele me lugesime eelmistel kordadel ka kirjakohti just, Moosesele anti just eeskuju, kuidas ta peab ehitama selle templi, temal oli siis telk, selle telgi just täpselt nende eeskujude järgi, nagu Jumal talle oli andnud. Just täpselt oli see. Rõhuasetus oli just see sõna täpselt. Ja nüüd Johannese evangeeliumi 4. peatükis, 19. salmis, me näeme see naine seal kaevu ääres on Jeesusega rääkimas ja tema jaoks kerkib üles just see sama Jumala ülistamise teema. Ja kui Jeesus on nagu vaimuanni kaudu tema kohta teatud faktid välja toonud, siis ta tabab ära, et see inimene, nagu öeldakse, on tõesti Jumala tööriist või nimetada siis prohvetiks. Naine ütleb temale, issand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie isad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemmas olevat paik, kus tuleb kummardada. Jeesus ütleb talle, naine, usu mind, et tund tuleb, mil te ei kummarda isa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame, sest õndsus tuleb juutidelt. Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões. Siis isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama. Me näeme siis Uue Testamendi, toob välja Uue Testamendi kiituse ülistuse põhiprintsiibid. Need kaks asja on siis vaimus ja tões. Vanas lepingus oli väga oluline see, mis nad väliselt tegid. Kuidas nad võib-olla kas kiitsid või tantsisid Jumala ees isegi ja väljendasid oma rõõmu. Tänasel päeval me peaksime ka rõõmutsema, aga nüüd me teeme seda asja vaimus. Ehk siis, mis tähendab vaimus? Püha vaim on meid selles asjas juhtimas ja juhatamas. Et see on väga oluline, sellepärast, et see, kui me teeme asja õieti, see loob selle õhkkonna, kus Jumal tahab ennast ilmutada. Nüüd vaatame natukene, mis loob nii-öelda neid positiivset õhkkonda või seda õhkkonda, kus Jumal on tegutsemas ja kus Jumal on liikumas. Ja mis samas ka võib-olla teise külje pealt, mis ka ei loo. Mis on see negatiivsed asjad, mis võivad takistada, et Jumal ei liigu ja mis on positiivsed asjad, mis võivad luua keskkonna, kus Jumal liigub. Ja vaatame Markuse 6.1, tuntud kirjakoht,
Jeesus on seal siis oma kodukohas, ütleb, ja läks sealt ära ja tuli oma kodukohta ja ta jüngrid järgisid teda. Ja kui hingamispäev tuli, hakkas ta koguduse kojas õpetama. Jeesus on seal siis oma kodukohas õpetamas seal. Ütleb, ja paljud, kes teda kuulsid, hämmastusid väga ja ütlesid, kus sellel see kõik on tulnud ja mis tarkus see on, mis temale on antud. Ja kuidas niisugused vägevad teod sünnivad ta kätte läbi. Eks tema ole see puussepp Maaria poeg, Jakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures. Ja nad pahandusid temast. Aga Jeesus ütles neile, prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning omas majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja terveks teha, ja ta pani imeks nende uskmatust. Ja tema käis läbi ümberkaudsed külad ning õpetas. Nüüd, kui sa märkad, üks oluline asi, mis tasub selle loo juures tähele panna, mis nende inimestega juhtus. Kui nad nagu öeldakse, teda nägid, teda kuulsid ja tema olemus või tema see, kuidas ta asju tegi ja üldse tema taust, mis nad teadsid temast, see ei meeldinud neile. Ja siis ta ütleb huvitav asja, nad pahandusid temast. Nüüd see on üks väga esimene asi tegelikult, mis on nii-öelda takistuseks, et Jumal ei saa meie seas liikuda. Vahest võib just inimesed, kellest nad pahandusid. Saame aru, nemad ei teadnud, et tema on Jumala poeg. Meie tänasel päeval vaatame, Jeesus, Jumala poeg. Nemad nägid, see oli lihtsalt, ütleme, jutlustaja, vahest nimetavad prohvetiks, mõned vahest nimetavad õpetajaks. Ja tema oli, nagu öeldakse, Jumala sulane lihtsalt nende jaoks. Või keegi, kes oli rääkimas Jumala sõna. Nad ei näinud teda kui Jumala poega. Ja nüüd me näeme seda, et nad pahandusid tema peale. Nad pahandusid selle peale, kes oli jagamas Jumala sõna. Aga tegelikult siin on üks oluline asi. Kui sa pahandad selle peale, kes jagamas Jumala sõna, siis sa tegelikult pahandad ka Jumala peale. Sest et Jumal on oma sõna taga ja tema on osa sellest sõnast. Ja see on üks esimene asi, mis toob takistusi. Ja ma tean, ma olen näinud seda isegi koguduse kontekstis. Vahetevahel mingisugustel põhjustel inimesed pahanduvad. See pastor on sageli, ütleme, see ongi see, kes koguduses asju sageli jagab ja teeb, kelle pihta võib see tuli minna ja pahandavad just vahest ka pastori peale. Mingisuguste asjade pärast. No, kuidas ta asju teeb? Missuguse otsuse ta vastu võttis? Ja see otsus, ütleme, ei pruugi isegi olla nii-öelda vastuolus Jumala sõna printsiipidega, sest see peab olema ilmselgelt Jumala sõna põhiprintsiipidega paigas. Aga inimesed vaatavad seda, mulle ei meeldi see. Ja see oligi see, mis nemad just ka põhimõtteliselt ütlesid. Mulle ei meeldi või meile ei meeldi see, mis ta teeb ja mismoodi ta teeb ja mis taustaga ta on. Ja pahandusid selle peale. See on ja see oli takistuseks selle jaoks, et me näeme siin järgmisena asjal, mis tuleb selle juures, järgneb see, et nad ei austa teda. Keda nad ei austa? Jumala sulast ei austa. Ja tegelikult sellega ei austa ka Jumalat. Ja nüüd järgmine asi on uskmatus. See on asja vili, ehk siis tähendab seda, et nüüd see sama suhtumine sellesse, kes sõna jagab ja tegelikult selle kaudu ka sõnasse blokeerib selle, et see sõna võiks neis usku tekitada ja nüüd nad on uskmatuses ja imed ei saa sündida. Need põhiprobleem ei olnud selles loos, et neil oli ainult uskmatus. Vahest inimesed võtavad selle kirjakoha ja räägivad ainult uskmatusest, kui takistuseks selleks, et imed võivad toimuda. See on üks osa sellest, aga me näeme see põhjus, miks inimesed jõuavad sellesse uskmatusse, on siin samas eelnevates salmides. See sama pahandumine ja mitte austamine. Need loovad siis selle keskkonna või selle situatsiooni ja siin on nüüd see sama väljend, mis on võib-olla vene jaoks šokeeriv. Samas, kui sina oled piiblit juba lugenud, siis sinu jaoks võib-olla ei ole enam šokeeriv, aga mõned inimesed nagu öeldakse, tegelikult üks niisugune teoloogiline mõtlemisega, mis on tegelikult paigast ära on. See on niisugune ilus fraas, võib-olla oled kuulnud. Jumal on kõik võimas. Kõlab nagu just päris hästi. Või Jumal teeb seda, mis tema tahab. Või Jumala tahe alati nii-öelda saab tehtud või ellu viidud mis iganes kohas. Mõtleme natukene korra. Jumala tahe oli,
et Iisraeli rahvas, esimene põlvkond, jõuaks tõotatud maale. Ta ütles seda välja, et see oli tema tahe. Kas nad jõudsid sinna tõotatud maale? Ei jõudnud. Kas Jumala tahe sündis nende jaoks? Ei sündinud. See, mis asja? No aga see, mis Jumal tahab ja tema otsustab, see sünnib. Jumal on ju kõik võimas. Huvitav, kuidas see kõik võimas Jumal ei ole veel siiamaani kõiki kristlasi kümnist maksma saanud panna. See on võib-olla mõne kristlase jaoks šokeeriv koht ja nagu öeldakse, just kainestav koht, et nagu ja teevad kohe vait ja nende teoloogia kukub kokku. Jumal on kõik võimas, et kui Jumal ikka midagi on otsustanud, siis ta lihtsalt see sünnib ja see toimub. Meil see ei ole päris nii. Siin on üks asi, millest me peame aru saama. Jumal on andnud meile vaba tahte. Ta väljendab oma tahet meie suhtes. Ta väljendab oma plaani meie suhtes. Aga see, kas see meie jaoks sünnib, see sõltub meie valikutest. Ja see meil ei tasu nagu öeldakse kasutada selliseid vales kontekstis või omas mõttes, et Jumal on kõik võimas ja Jumal lihtsalt teeb, mis tema tahab. Kahjuks ta ei tee, mis tema tahab ainult lihtsalt, sest et tema tahe nii-öelda on paika pandud küll taevas ja ta tahab, et meie paluksime, et tema tahe sünniks, ehk siis me allutame ennast tema tahtele. See tähendab seda, et see tahe ei ole sündimas. Miks seda peaks paluma, kui seda oleks kogu aeg sündimas? See kõik, mis sinu ümber on toimumas ja see, mis sa näed igal pool, ei ole Jumala tahe alati. Ja et selles mõttes me peame nagu öeldakse enda jaoks lahti selet, mis tähendab Jumal on kõik võimas. Ja Jumal on küll kõik võimas, aga ta ei sõida sinu vabast tahtest üle. Amen. Ja ta ei pane sind tegema midagi, ta ei sunni sind midagi tegema, kui sina otsustad seda mitte teha. Ja et selles mõttes see on väga oluline asi tegelikult ja me peame seda õieti mõistma. Nüüd vaatame natukene veel ühte situatsiooni ja lähme Luuka evangeeliumi 5. peatükki. Jällegi me räägime õhkkonnast ja tegelikult kogu see asi jookseb välja just ka kiitusesse ülistusse. Luuka 5:17 ütleb, ühel päeval, kui ta Jeesuses õpetas, oli seal istumas varisere ja käsutundjad, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudea küladest ja Jeruusalemmast ja issanda vägi oli seal selleks, et Jeesus terveks teeks. Et pane tähele, Jumala vägi on seal kohal, et Jeesus terveks teeks. Mõned tõlked isegi ütlevad ühe olulise nüansi siia juurde, et Jeesus neid terveks teeks. Tähendab siis seda sama rahvagruppi, keda kirjeldab siin, kes oli sinna tulnud kokku ja me saame aru, isegi kui sa uurid, see päris tundub vähemalt, et see oli Jeesusele kuuluv maja. Ja ta oli seal jutlustamas ja siin oli rahvast pungil täis, kogu see rahvas sinna kogunenud ja seal oli väga palju ka, kui sa märkad just, ta ütleb siin, et nii-öelda variserid ja käsutundjad ja väga palju sükest tolleaegset vaimulikku koorekihti oli sinna kokku tulnud, nagu vahest öeldakse. Seda oli näha inimesed, kes olid võib-olla vahest isegi rohkem ka tulevad sellepärast kohale, et nagu harvustada, kritiseerida ja vaadata, mis nüüd siis seal on. Nad tulevad sinna kohale ja Jumala vägi on seal isegi nende jaoks olemas, et Jumal tahab ka neid terveks teha. Kas see näitab hämmastaval kambel, et Jumal armastas ka neid täpselt samamoodi ja armastab ka neid, et ta on valmis pannud oma väe nende jaoks, et ka nemad võiksid terveks saada. Tegelikult ka nende seas oli haigeid. Ja nüüd ta ütleb edasi, ja vaata, mehed tõid voodiga inimese, kes oli halvatud ja nad püüdsid teda sisse viia ja tema ette panna. Ja kui nad rahva pärast ei leidnud, kus nad ta oleksid saanud sisse viia, läksid nad üles katusele ja lasid katuse kivide vahelt alla kõige voodiga otse Jeesuse ette maha. Nüüd, kui sa loed seda lugu, siis tasub natuke analüüsida ja mõelda. See ruum on pungil rahvast täis. Ja nüüd keegi toob kohale sinna kanderaami peal ühe halvatud mehe. Nüüd see on ka omaette juba usutegu tegelikult. Inimese kandmine ei ole lihtne. Võib-olla võrdpilt ei ole kõige kenam, aga meesterahvad seda teavad, kui sa oled olnud inimese matustel ja sa oled pidanud olema üks kirstukandja, siis see kirst iseenesest ei ole väga raske asi. Aga ühte inimese ihu siis tol hetkel juba kanda, see tavaliselt pannakse sinna vähemalt 4, vahest isegi 6 inimest. Miks pärast? Inimene ikkagi on teatud raskusega.
ütleme, sõltuvalt tema kehakaalust, võib-olla selline inimene võib-olla oli parasjagu kaalus ka kaotanud ja ütleme, viletsas seisus, aga eks ta üks 50-60 kilo ikka võis kaaluda see inimene, meesterahvas. Võib-olla nõksu rohkem, ei tea. Aga ka see inimese kandmine ei ole lihtne. Ja märkad, siin on 4 inimesega, nad tõid ta kohale järelikult ja see oli pikki distantsel, nad pidid ta kandma kohale. Miks pärast? Usus, et ta saab terveks. Nüüd, ja siis mis nad teevad? Nad ei saa sinna ruumi sisse. Kas pole huvitav, kui sinul oleks siuke asi, kui meil oleks siuke koosolek, ütleme, et meil oleks ka pungil täis, ütleme, kõik istekohad oleksid täis näiteks. Ja isegi võib-olla õned oleks siin kuskil vahel seismas. Muuseas, Jumal on näidanud seda, see saab siin toimuma. Ma olen näinud seda nägemusena, see saab siin toimuma, kus meil saavad olema siin uksest välja järjekorrad, et inimesed tulevad ülesse. Ja see on üks mininägemus, mis Jumal kunagi mulle näitas. See ruum saab olema füüsiliselt täiesti pungil täis. Ja kujutame ette, kui sellises situatsioonis keegi toob kanderaamiga kellegi inimese kohale. Kas sinul oleks äkki mingisugust kas kaastunnet või mingisugust viisakust ja sa võib-olla kas astuks isegi välja või looks talle mingisuguse võimaluse sisse tulla? Nüüd me näeme siin paistab üks asi sellega seoses välja, nende hoiakud ja nende suhtumised olid väga mädad. Nad ei hoolinud, neil ei läinud korda. Ma olen saanud oma esimese kohal peale oma istumise maha sinna ja mina siin tunnen ennast mõnusalt ja seal keegi nüüd ronib kohale, okei, vaadake, kuidas ta saab. Aga me näeme, neil on piisavalt peale hakkamist ja usku, et nad ei löö käega. Ja see on ainult üks inimene, et pidi olema mitmeid, kes sellise suhtumisega ole. Võiks arvata isegi, et enamus võib öelda. Ja nad ei löö käega ja nüüd nad tulevad ja lasevad ta katusekivid vahelt ja alla kõige voodi otse Jeesusete maha. Ja kui tema nende usku nägi, ütles ta, inimese ju patud on sulle andeks antud, siis kirjatundide variserid hakkasid mõtlema ning ütlesid, kes see on, kes nõnda Jumalat pilgates räägib, kes muu võib patte andeks anda kui üksnes Jumal. Aga Jeesus tundis ära nende mõtlemised ja kostust andes, ta ütles neile, mida te mõtlete oma südames, kumb on hõlpsam öelda, su patud on sulle andeks antud või öelda, tõuse üles ja kõnni. Aga et te teaks, et inimese pojal on meelevalt patte andeks anda, siis ütles ta halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles ja võta oma voodi ning mine koju. Ja seda mait tõusis ta nende nähes üles, võttis oma voodi, millel ta oli lamanud ja läks koju Jumala au andes. Ja hämmastus valdas kõiki ja andsid Jumalale au ja said täis kartust ning ütlesid, me oleme täna näinud imelisi asju. Issanda vaim ja vägi oli seal kohal, et Jeesus neid terveks teeks ja neist ei saanud mitte ükski terveks. Välja arvatud see, kes tuli väljapalt toodi kohale. Aga kirjakoht ütles, et Issanda vägi oli seal Jeesus, et Jeesus neid terveks teeks. Nüüd me näeme seda, et ka isegi nende valed hoiakud ja suhtumised, nagu öeldakse, ei saanud takistada seda, et keegi, kes tuleb usus, saab ikkagi oma hime. Amen. Aga nad siiski ei loonud keskkonda ja õhkkonda, kus nemad oleksid ime saanud. Amen. Kuigi, et see potentsiaal kui selline oli olemas. Jumala vägi oli valmis pandud nende jaoks, aga nad ei saanud sellest siiski osa. See on üks oluline asi, et me peame mõistma, et meil on vaja aktiivselt oma usuga ja oma igatsuse ja janususega ka ennast sisse lülitada, võime kasutada seda väljendit täitsa, et Jumal võiks meie seast tegutseda. Nüüd see puudutab siin Jumala tervendavat väge, aga see puudutab väga palju muid asju ka, mis Jumal tahab meie seast teha. Ja see sõltub just meie suhtumisest ja meie usu hoiakust. Ja siin on seesama element on tegelikult järeleandmatus, mis siit välja paistab. Järeleandmatus. See õhkkond, kus Jumal tegutseb. Õhkkond, kus Jumal asju muudab. Õhkkond, kus Jumal teeb haigeid terveks. Amen. Õhkkond. Ja me näeme, nemad tulid ja tõid selle õhkkonna enesega kaasa. Seal koha peal seda ilmselgelt ei olnud. Sest et Jumala ligiolu oli küll olemas, aga nad ei saanud sellest osa. Nüüd me tahame seda ka, et me ei taha lihtsalt ainult mingisugust toredat koosolekut või midagi sellist. Ei, me tahame seda, et midagi võiks toimuda. Midagi võiks toimuda sel koosolekul. Et see Jumala ligiolu, mis on kohal, see võiks tervendada. Jumal võiks kõneleda meie vastu. Jumal võiks midagi konkreetselt ilmutada meile, asju anda. Et see on väga oluline see, et me aktiivselt, me tahame näha muutusi.
Sellepärast näiteks ma vahest võib-olla mõni jaoks isegi norin või me ei palu alguspalvet, sest et koosoleku algus ei vaja palvet. Me ei palu koosoleku lõpupalvet, sest et koosoleku lõpp ei vaja palvet. Inimesed vajavad palvet ja me usume, et me saame lahendusi. Me võime seda koosoleku alguses paluda, me võime seda nimetada isegi, kui tahame alguspalveks, aga põhiline ei ole see, algus ei vaja palvet, inimesed vajavad palvet ja me usume, et Jumal muudab neile, ilmutab neile midagi, kõnetab neid selle sõnumi kaudu. Amen. Ja koosoleku lõpp ei vaja ka palvet, vaid inimesed vajavad palvet, et Jumal võiks nende elus veel jätkuvalt teha, nad võiksid kasvada ja teha Jumala tahet. Amen. Et sellepärast me peame asju meeles pidama, et me ei tee asju lihtsalt mingisuguse rutiini või harjumuse või kombe pärast. Et nüüd teeme jälle lõpupalve, tõuseme ühiselt üles ja palume nüüd midagi sükest nii-öelda vaimulikku väga. Miks me seda teeme? Me tahame tulemusi saada. Me tahame näha, et asjad sünniksid. Ja me võime seda rahulikult teha, seda lõpupalvet ja alguspalvet, kuidas me tahame, aga me peab olema sihiks selle asjale. Amen. Nii. Vaatame Apostlite 16:23. Jällegi üks situatsioon, kus me näeme, kus inimeste käitumine loob õhkkonna, et Jumal tegutseks. Nüüd siin on natuke teistmoodi ja siin tuleb nüüd see teema, millega ma tegelen just siia sisse ka veel konkreetselt. Apostlite 16:23 ütleb. Nüüd siin on Paulus ja Siilas, nad on kuulutanud evangeeliumi, ajanud ühest naisterahvast kurja vaimu välja ja keegi on nende peale hirmsalt pahaseks selle pärast saanud ja siis nad annavad nad üles ja peksavad nad läbi ja ütleb, ja kui nad neile palju hoope olid andnud, viskasid nad nemad vanglasse, käskisid vangihoidjal neid hoolsasti valvata. Niisuguse kange käsu saanud heitis ta nad kõige kindlamasse vangihoonesse ja pani nende jalad pakku. Me näeme, nad teevad parima, et nad nagu öeldakse kinni panna igat pidi. Mitte ainult füüsilisse hoonesse, vaid jalad ka pakku panna. Ja siis, aga keskööl, kas sa märkad, see on väga huvitav, mulle meeldib, mismoodi see on piiblis välja toodud. Just seesama keskööl ja me teame, et kesköö, see ei ole küll võib-olla piibli võrdpilt alati, aga inimeste jaoks sageli see on kuidagi see negatiivne hetk või kuidagi väga must hetk, nii-öelda see kesköö või pimedam hetk vähemalt, hüppeliselt ikkagi on see. Ja mis toimus keskööl? Nemad keskööl muutsid selle kesköö õhkkonna. Et see ei olnud see tume moment, see ei olnud see õudne moment, see ei olnud see hirmus moment, see ei olnud see suur, ma ei tea, kartuse moment, midagi sellist. Ta ütleb, et keskööl ja esimene asi ütleb, nad palvetasid ja Paulus ja Siilas. Me näeme, nad palusid. Me ei tea täpselt, mida nad palusid, aga nad palvetasid, ta ütleb. Ja me näeme, et sellel palvel on ka tulemused. Ja siis ta ütleb, ning kiitsid lauldes Jumalat. Nüüd üks asi, mis me peame aru saama, kui me tahame teatud õhkkonna ja keskkonna muuta, siis meil peab olema usujulgust keset seda kesköötundi, mida teha, palvetada ja kiita Jumalat. Nüüd siin ei ole kirjutatud, nad palvetasid ja siis nad virisesid ja hädaldasid ja olid nii tujust ära ja olid nii limist lahti ja ütlesid, kui jube ja miks me olime õudses kohas oleme. Ei, mitte midagi sellist. Nüüd, kas nad olid õudses kohas? Ma ei arva, et see väga hea tunne oli, kui sina oleksid mingis sarnases situatsioonis. Nad võib-olla ei olnud emotsionaalselt väga, ma ei tea, põnevil ja puhevil sellest kõigest, mis on toimunud ja vaimustuses. Aga mida nad tegid? Nad palvetsid ja nad kiitsid Jumalat. Nüüd see on üks ususamm tegelikult, mis muudab õhkkonna. Ja see on midagi sellist, kui sinu elus on mingisugune väga keerukas, väga raske, võib-olla mingisugune tohutu nii-öelda asi tulnud sinu vastu, siis see on see sama oluline, kui sa tahad selle olukorra muuta, siis palu ja kiida Jumalat. Kiida selle sama asja keskel, just selle sama asja sees täiesti, seal sama, kui see asi nii-öelda võib-olla karjub sinule näkku või see olukord on, nagu öeldakse, totaalselt võib-olla sind nagu emotsionaalselt võib-olla sulle vajutamas igat pidi peale, sul tahaks võib-olla nutta ja tahaks võib-olla ahastada ja tahaks seda ja teist ja kolmandat teada. See on see koht, kus tõsta oma häält ja me näeme, see ei olnud, mis me tõstsid häält, see ei olnud vaikne, sest me näeme, vangid ümberringi kuulsid seda. Järelikult see ei olnud selline väike sosi seal nurgas. Ja see on, miks sa küsid, mida see oluline on, kas Jumal muidu ei kuule mind? Iva on selle, et sul on vaja seda võidukust väljendada.
Sest me näeme piiblis ka inimesed, kes olid teadnud, et Jumal on andnud neile võidu, nad tõesti rääkisid seda välja, nad hüüdsid, nad hõiskasid, nad väljendasid seda. Me näeme ka, kuidas Jumal lasi Jeeriko neil vallutada, laseb neil mitu korda vaikides käia ümber selle linna ja lõpuks nüüd on aeg hüüda ja nüüd on aeg hõisata, nüüd on aeg nii-öelda lasta see võiduhüüd esile tulla. Seesama just see, et nagu öeldakse, sul on vaja, nagu öeldakse, see sama palvetamise hetk on seesama justkui piltlikult see Jeeriko ümber vaikselt ringi käimine. See, et sa oled see sihikule võtnud, ma palusin selle asja eest, ma olen nüüd selle asja Jumala ette toonud ja nüüd ma kiidan ja hõiskan ja rõõmutsen Jumala ees ja ma tänan sind selle eest, et sina oled minu abi, sina oled minu pääste, sina oled minu kindlus, sinuga koos ma suudan kõik ja ma tänan sind, et sina oled see, kes muudab sellised olukorrad ja sina oled see, kes toob lahendused, sina oled see, kes annab mulle läbimurrangu selles asjas ja ma tänan sind muutuste eest, lahenduste eest, ma tänan sind vabaduse eest, ma tänan sind, ma olen rohkem kui võitja juba täna, enne kui ma olen näinud seda muutust, enne kui ma ei ole veel näinudki seda olukorra lahendust. Ja see käib igasuguste olukorda, see võib olla arstide poolt antud diagnoos, mis võib tunduda täiesti nagu nii-öelda lootusetu, see võib olla niinimetatud parandamatu haigus. See on seesama koht, kus tõsta oma hääl ja kiita ja hõisata ja Jumala ees ja rõõmutseda, sest Jumal on andnud sulle võidu, ta on andnud sulle tervenemise. Aamen, kiitus Jumalale. Miks ma seda jutlustan sellisel kombel, sest et sellised asjad võivad tulla sulle elus ette ja seal peaks olema seesama nii-öelda see julgus selliste asjade keskelt tõusta üles vaimses mõttes ja julgelt välja rääkida, paluda see asi ja hõisata ja kiita Jumalat. Amen. Jumal tuletab sulle selle sama meelde, mida Paulus ja Siilas seal vangihoones tegid. Ja nemad lõid selle õhkkonna, nüüd kus asjad äkki muutusid. Millega? Oma kiituse ja ülistusega. Amen. Just selle sama usus tegelikult ja selle nii-öelda hoolimata olukorradest, hoolimata tunnetest, hoolimata sellest, et kõik oli nii-öelda must ja pime. Nad kiitsid Jumalat ja nad loovad õhkkonna, nad muudavad selle õhkkonna tegelikult. Sina võid ka muuta selle õhkkonna. Vaate vahel inimesed on nii elu on nii raske ja elu on nii jube ja oi, mu elu on ikka nii jube ja sa ei tea, kui jube ja kui hirmus ja kui õudne. Paulus ja Siilas olid ka vägagi koledas, vägagi võiks öelda jubedas kohas. Aga nad palusid ja kiitsid Jumalat. Amen. Ja sina võid ka seda samamoodi teha. Kiitsid lauldes Jumalat ja siis ta ütleb ja vangid kuulsid neid. Ja sa märkad, Jumalal on sellises õhkkonnas, talle meeldib üks asi ja me näeme seda sama fraasi mõnes kohtades veel piiblis. See sõna on äkitselt. Aga nemad lõid selle õhkkonna, kus toimus äkitselt. Amen. Kus sina ei näe, nagu öeldakse, just kui oma silmadega lahendus, sina ei tunne, sinu füüsiline ihu mingil kombel ei reeda seda, aga nüüd sa võid kiita ja hõisata ja tänada Jumalat ja nüüd tuleb äkitselt midagi. Ja me ei tea täpselt, mismoodi Jumal seda teeb, aga ta teeb seda. See äkitselt toimub nüüd. Ja äkitselt sündis suur maa värisemine. Nii, et vangihoone alused vabisesid. Ja seda maid läksid kõik uksed lahti ja kõikide köidikud pääsesid valla. Nüüd see oleks üleloomulik maavärin tegelikult. Me näeme seda, et ümberringi ükski hoone ei kuku kokku, ükski inimene ei saa vigastada. Sellepärast me võime aru saada, et kui me kuskil kuuleme mingisugustest maavärinatest, need ei ole Jumala korraldatud maavärinad. Sest Jumala korraldatud maavärinates inimesed ei saa hukka, inimesed ei saa surma, hooned ei hävi, vaid inimesed saavad vabaks. Kas sa räägid, see on huvitav, see hoone vabiseb ja väriseb ja see ei kuku kokku ja mitte keegi ei saa vigastada. See on üks üleloomulik teistmoodi maavärin on see. Toimub hoopis mis asi, et vangihoone alused vabisevad ja uksed lähevad lahti ja kõikide köisikud pääsevad valla. Inimestel, kellel olid samad köied, millega nad sidusid nende käed ja jalad kinni ja samad pakud, mis olid nende jalgade ümber, need kõik kukuvad laiali. Üleloomulik maavärin. Nüüd see sama räägib sellest, et kui me oleme kiitmas ja ülistavas Jumalat, siis need samad köidikud ja pakud ja kinni, asjad, mis on kinni hoidnud, need kukuvad laiali. Nüüd me võime seda justkui nagu, see ei olegi tegelikult mingis mõttes võrdpilt, sest Piibel räägib sellest, et Jeesus oli kutsutud kuulutama vabaks saamist seotuile. Amen.
Ja see sama saab reaalsuseks see, et see, kes on seotud, saab vabaks. Ja see sidumine võib olla väga laias skaalas asi, see ei pruugi olla ainult lihtsalt mingisugune, ma ei tea, mingisugusest sõltuvusest seotud olemine või mingisugune muu seotud olemine, vaid see võib olla ka haigus, võib olla midagi, mis inimest seob. Ja ma ei mõtle isegi, et see peab alati kuri vaim olema selle asja taga, vaid see lihtsalt takistab inimest ja pärsib tema tegevust ja tema vabadust liikuda. See ongi sama, mis tähendab, et inimene on seotud nagu. Me kasutame küll seda väljendit sageli, kui me räägime inimene, kes on seotud kurjade vaimude poolt, aga me võime öelda, et ka haigus seob inimest. Ta hoiab teda lihtsalt kinni, ta ei saa teha, mis ta peaks tegema. Ja nüüd see asi kukub kokku. See kukub laiali, kõik need köidikud kukuvad lahti ja selle asja nii-öelda, et see juhtus, selle algataja olid kes? Inimesed. Kui me räägime õhkkonnast, kus Jumal tahab liikuda, siis see ei ole see, et Jumal, millal sa liigud? Jumal, millal sa teed? Millal sa aitad lõpuks? Millal sa tuled appi? Millal sa lahendad mul selle olukorra? See ei ole selles, et sina ootad, millal Jumal tuleb, vaid sina lood selle õhkkonna ja Jumal tuleb. Jumal tuleb. Sina lood selle õhkkonna ja sina muudad selle situatsiooni sellega, kuidas sina ülistad ja Jumala ligiolu tuleb. Ja see ongi see, mis ta tahab olla meie seas kodus. Sest kui Jumal on kohal, siis inimesed ei ole enam seotud, siis Jumal on kohal, siis inimesed ei ole enam rõhutud, inimesed ei ole enam ahastuses, inimesed ei ole enam kesketunnil nutmas, vaid inimesed on täis rõõmu, on täis vabadust, nad on vabaks saanud, nad on lahti lastud kõigist sidumitest ja kõik asjad, mis need on aastaid kinni hoidnud, on need terviseprobleemid, on need haigused, on need muud sidumused, sõltuvused, need kukuvad lihtsalt kokku sellises kohas ja see on õhkkond, mille saab luua ka koguduses. Koguduses, me peame midagi väga erilist tegema. See on see sama, kus me hakkame siiralt vaimus ja tões Jumalat kiitma. Ja kui inimesed seda teevad, siis kas sa märkad, kõik inimesed seal vangihoones ei teinud seda. Tegi ainult 2 tükki. Nüüd teistel võib-olla ei olnud seda arusaamist või teadmist seda tehagi, aga nendel oli see arusaamine ja nemad tegid seda. Nüüd, kui koguduses ka leidub keegi, kellel on see arusaamine või keegi, kes otsustab kinni haarata, siis see toob kogu kogudusse vabaduse. See ei ole sõltuvuses, vahest mõni ütleb, need inimesed rikuvad meil õhkkonna siin ära, äkki peaks nad minema saatma. Nüüd, ma arvan, et see ei pruugi alati nii olla. Kui sa arvad, et nad rikuvad õhkkonna, need variserid ja kirjatundjad rikkusid ka õhkkonna, aga see seltskond, 4 meest ja siis see halvatu tulid kohale ja nemad tõid sinna teistsuguse õhkkonna kohale. Ja et selles mõttes see ei ole nii, et me oleme sõltuvusest, et mõned inimesed toovad enesega paha õhkkonna kaasa ja mõnel on, ma ei tea, võib-olla mõni teemon kraes tuleb siia koosolekule. Las ta olla. Ma olen teadnud seda ka isegi vahest üleloomulikult ja see ei ole alati minu meelevallast iga inimese elus sekkuda, kui inimene tahab teatud kurjade vaimudega mängida isegi. Ma ei hakka selles asja lahti rääkima, see ei ole tähtis, kellega see kunagi on seotud olnud isegi. Üks konkreetne inimene, kes ma teadsin, kuri vaim on tegutsemas tema elus ja ta laseb tal tegutseda oma elus. Ja ta ei taha sellest asjast isegi välja tulla. Ja ta ilmus küll koosolekule, mis ma tegin, Jumal andis mulle väga selget teadmise, seose vaim, Jeesuse nimel sai tegutseda siin, aga see inimene koosolekul edasi. Ja Jumal sai nagu öeldakse, tema ka tegeleda, ta kahjuks või ei saanud sellest asjast vabaks, aga iva on selles, et see ei ole see, et nagu see peab olema midagi sellist, et see rikub meie õhkkonna ja koosoleku õhkkonna ja Jumal ei saa midagi teha ja mis iganes. Meie loome keskkonna, kus Jumal midagi saab teha. Ma saan aru, on võib-olla mõned situatsioonid, tõesti mõni inimene tuleb füüsiliselt vahest minema saata. See on teine teema, aga sest et Jeesus nii-öelda ajas ka vahest kurjad vaimud välja ja nii-öelda, et iga inimene ei pea alati igal pool olema, aga sellegi poolest me näeme siis, nemad muutsid selle õhkkonna ja see tõi vabaduse. Ja kes pole huvitav, mis olid need võtmesõnad? Palve ja kiitus. Palve ja kiitus. Vaatame ühte teist lugu. Apostlitegude 13. peatükk. Apostlite 13 ütleb, aga Antiochias olevas koguduses, ma ei tea, uus tõlge tõlgib selle küll Antiookiaks, ma ei tea, kuidas selle koha nimi täpselt on, las ta olla, mis ta on.
oli prohveteid ja õpetajaid, Barnabas ja Siimon, keda hüüti Nigeriks, ja Luukius Küreenest ja Maanajan, kes 4 vürst Herodesega ühes oli üles kasvatatud, ja Saulus. Kui need issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim: eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Kui sa märkad, siin on nüüd sellised sõnad, mis jooksevad siin erinevatel viisile läbi. Üks on issanda teenimine, siis ta toob juurde ka siia paastumise ja siis ta toob hiljem uuesti korda paastumise ja ka palve selle asja juurde. Nüüd kõigepealt ta hakkab peale, siis teises salmis ütleb, kui need issandad teenisid. Nüüd see oleks hea teada, mis see tähendab. Issandad teenisid. Ja kui sa hakkad vaatama, siis Uues testamendis, kui meil seda sama sõna kasutatakse, siis see viitab Heebrea kirjas, kui ta räägib vana lepingu nii-öelda preestrite teenistusest. Nüüd sa küsid, me peame hakkama seda sama asja tegema, mis vanas lepingus tehti. Ei, ta ei räägi sellest, sest ta räägib, nagu öeldakse, nii-öelda võrdpildina. Nüüd, mis tegid tol ajal preestrid, kui nad olid vanas lepingus teenimas Jumalat? Jumal oli pannud paika teatud ohvrid, mis nad pidid tooma. See sõna ohver on selle juures. Ja nüüd Piibel räägib meile ka mõningatest ohvritest, mis me peaksime tooma. Üks neist on kiituse ohver ja ka tänu ohver. Nüüd me näeme tegelikult, isegi kui me ei tea, siin ei ole lahti kirjutatud, see sõna teenima viitab ilmselgelt Jumala kiitmisele, see viitab kindlasti Jumala ülistamisele, see viitab ka kindlasti palvele, kõiki neid asju, see tähendab, mis öelda Jumala teenimist. Nüüd saame aru, vahest kasutavad inimesed sõna Jumala teenistus, rääkides koosolekust. Me peame aru saama, et kui me seda kasutame, siis isegi me peame mõistma seda, et see ongi see asi, kus me tõesti tahame Jumalale anda oma parima. Nii ülistuses kui kiituses ja ka sellega, kuidas me suhtume tema sõnasse. Amen. Aga kui nad teenisid issandat ja nad ka paastusid. Nüüd paastumise teema on omaette pikem teema, võib-olla peab ka vahest õpetama, aga igaks juhuks ma mainin seda, et kui sa jälgid seda, siis ta ütleb kõigepealt, et kui need issandad teenisid ja paastusid, ja siis püha vaim ütleb midagi neile, ja siis ta ütleb 3. salmis, siis nad paastusid ja palusid Jumalat. Nüüd selleks, et ta saaks öelda, et nad paastusid, järelikult siin pidi olema mingisugune aeg, kus nad ei paastunud vahepeal. Ja nad paastusid uuesti ja mingi aja pärast nad siis tulid kokku, siis paastusid ja palusid. Ja me võime sellest aru saada, järelikult nende paast ei olnud, nagu öeldakse, ma ei tea, mitmeid nädalaid kestev. Ja sa vaatad tegelikult Piiblis, siis ka uues lepingus meil ei ole täpselt paika pandud paastumise pikkust kui sellist. Aga Paulus siiski viitab sellele, et ta paastus. Ja ta nimetab sagedasti paastumistes. Ja ta ei ütle jällegi seda pikkuse, seda daatumit. Mõni ütleb, et no, ma tahan olla nagu Jeesus, ma paastun ka 40 päeva. Nüüd, kui sa vaatad, mismoodi Jeesus paastus 40 päeva, siis see oli üleloomulik. Ehk siis ta oli kõrbes ja ta oli Jumala ligiolus. Piibel kasutab ka väljend, et inglid teenisid teda mingis kontekstis. See ei olnud loomulik paast. Ja kunagi ei tohiks meie paast olla selle eesmärgiga, kes nii-öelda kauem vastu peab. See on väga vale sihik. See, et nagu, mina paastusin, ma ei tea, 2 nädalat. Selleks kohast juba asi hakkab, nagu öeldakse, küsitavaks muutuma. Ma annan lihtsalt mõningad mõistlikud soovitused, mul ei ole täpselt kirja kohta selle jaoks, aga kui me räägime paastumisest, siis paastumisel on alati eesmärk ja see on see, et otsida Jumalalt ja et sa oleksid tundlikum Jumalale. Ja kui sa tahad seda teha, siis mõistlikum on teha seda, kui me räägime kas päevadest, see võib olla ka ühe söögikorra ära jätmine, see on väga võimalik, et seda, mis nemad siin tegidki. Ja siis nad vahepeal siis sõid ja jäibala järgmisel päeval jätsid uuesti ühe söömise ära, enne kui nad tulid kokku ja palusid koos. Ja nii et selles mõttes selline praktika on täitsa okei, ma arvan. Aga ära tee oma paastu, ma ei tea, mõistlik ei ole minna eriti palju üle 3 päeva, üle 5 päeva. See ei ole tark enam. Ma usun, et Jumal oskab sulle rääkida asju ja anda sulle juhiseid piisavalt selliste päevade jooksul ja sa ei pea, nagu öeldakse. See ei tohi olla suhtume, et Jumal vaata taevast, vaata, kui ma ära nälginud, ma juba olen, räägi nüüd või lahenda. See ei ole õige viis paastumiseks.
See ei ole justkui nagu meetod, et me justkui piltlikult kvääname Jumala kätt selja taha ja siis, kui ta ikka näeb, et sa oled nii nälgas näoga, et siis ta lõpuks teeb su elus midagi. Väga, saad aru, ma natukene võimendan seda asja, aga see on vahest mentaliteet, mis inimesed panevad alltekstis selle paastumisele külge. Et sellepärast ma ei ütle, et paastumine oleks vale, piibel õpetab sellest ka Uues Testamendis, aga see peab olema õieti tehtud ja korrektselt. Nii et ära tule minu jutule selles mõttes sükse jutuga, ma olen 2 nädalat juba paastunud, ma ütlen kohe, lõpeta ära, kiiresti kohe, see võib ohtlikuks muutuda sulle, see ei ole mõistlik. Meil on mõningaid näiteid piiblis, kus on inimesed paastunud pikemalt ja kõik, kes paastusid väga pikalt, need olid üleloomulikud paastud. Moostes, kes oli Jumala mäel, ta oli üleloomulikult seal, Jumala ligiolus, see ei olnud tavaline situatsioon. Siis meil on Eelia, kellele anti ka, inglid andsid erilist üleloomulikku kooki talle või mis iganes nimetame seda siis. Kui sa ka sukest kooki süüa saad, siis sa saad ka päris kaua paastuda, ma arvan. Nii et selles mõttes me peame aru saama, see võib päris huvitava maitsega asi olla. Piibel räägib sellest, ta anti nii-öelda talle inglite toitu. See pidi mingi väga huvitav toit olema, ma ei tea, mis asi see oli. Ei ole kunagi süüa saanud, aga see võis olla väga erilise energiasisaldusega, ma ei tea, mis asi see oli. Aga piibel viitab selle, see oli mingi üleloomulik materjal, see räägib, see ei ole tavaline situatsioon. Et sellepärast me näemegi ja meil on ka Vanas Testamendis ka niinimetatud osalist paastu, kus loobuti siis kas maiusroast või sikestest nii-öelda väga mõnusatest asja söödi väga lihtsat toitu. Nii et selles mõttes see võib ka olla üks viis vahest, kuidas Jumal võib lasta sul paastuda. Ja vahetevahel me kunagi oleme siin ka kogudusest teinud, vahest on hoopis paastumine see, et sa loobud mingisugustest meelelahutustest või sikestest võib-olla aja raiskamistest. Me tegime kunagi sotsiaalmeedia paastu 30 päevaks nii-öelda. Ma ei tea, igaks tegi oma südametunnistusi järgi selle, lülitasime selle asja nii-öelda mitte välja, aga mõttes, et me lihtsalt ei ammutanud sellest. Ja see ei oleks üldse paha vahest, sükest asja teha. Okei. Aga nii, me näeme siis nüüd, nad teenivad issandat ja paastuvad ja Jumal ütles. Mis me näemegi jällegi, ennem seda, kui nad seda ei olnud tegemas, Jumal ei ütelnud. Järelikult see, mis nad tegid, see lõi keskkonna ja õhkkonna, kus Jumal sai liikuda ja kus püha vaim sai tegutseda. Me saame aru sellest, et püha vaim ei liigu igal pool, Jumala vaim ei ütle igal pool asju. Ja seega, kui ütleme, kas vaimuannid on isegi koosoleku kontekstis või mingis muus situatsioonis toimimas, see sõltub meist, meie saame luua selle õhkkonna. See küsis, mismoodi ka igatsus ja janu ja see sama just ka issanda teenimine ega ülistus ja kiitus on midagi sellist, mis loovad selle õhkkonna. Ja sina saad luua selle õhkkonna ja see võib olla ka samamoodi sinu oma kodus. Ja meil peaks olema just, vahest ma isegi nimetatakse neid aposttegude 13. peatüki vahest isegi koosolekud. Sa võid isiklikult ka teha. See mõte on selles, et nagu midagi analoogset, nagu siin nad tegid, tehakse. Ja see ei pea tingimata ainult õpetajad ja prohvetid kokku tulema, see võib ka kogu kogudus võib tulla kokku. Aga see on just see aeg, kus meil ei ole väga jäigalt paika pandud, et meil on nagu klassikalisel koosolekul, et meil on kõigepealt on siis mis iganes teated ja siis on need asjad ja siis on meil ülistus ja kiitus ja siis meil on jutlused osa. See võib hoopis teistmoodi olla. Me tuleme kokku ja me lihtsalt kiidame Jumalat, me teenime Jumalat, me ülistame Jumalat, me oleme Jumala ligiolus ootamas. Me palvetame ja me teenime teda. Ja meil ei ole otseselt mingisugust konkreetset sõna osa paika pandud. Ja see asi ei ole üldse paha tegelikult sükest asja teha. Amen. Ja see on see koht, kus Jumal sageli kõneleb. Amen. Sa võid Joosep, ma ei tea, panna kaamerad sükeste plaani peale, minna ise sündi taha. Või äkki sa harritad minna sinna video taha nii kaua. Ma tahan lihtsalt, et me ei saa võib-olla siin nii-öelda selles mõttes nagu täis võib-olla pikka aega selle jaoks võtta, kui võib-olla oleks vahest rohkem, aga sul on vaja vahest seda maitset. Ja sul võib olla kodus ka isiklikud ajad, kus sa nagu öeldakse planeerid, et see ei ole sul ainult mingi 5 minutit, sul on vabalt aega, kas või isegi tund aega. Ja kui sa lihtsalt Jumalat teenid, sa teenid Jumalat, sa ülistad teda, sa palvetad võõrastes keeltes, sa lased voolata sellel, mis sinu südames on esile. Ja
ja lood selle keskkonna ja sageli Jumal võib midagi öelda. Nüüd see, me ei saa täpselt ette kirjutada, sest me saame aru, siin oli vaimu Anni kaudu midagi Jumal rääkis üleloomulikku tegelikult, midagi konkreetset ta rääkis, see on siis tunnetuse sõna ja mis toodi välja selle, arvatavasti keegi neist prohveteist kõneles ja see oli midagi väga tegelikult olulist, sest et Paulus või siis Saulus sai läkitud ja ka samuti Siilas siis tol hetkel siis Barnabas oli temaga koos alguses. Nad said läkitatud tegelikult apostliteenistusse ja läksid uusi kogudusi looma, sealt tuleb väga palju olulist asja tuli sellest esile. Ja see hakkas mis asjast sellest samast ühest ajast, kus nad teenisid issand. Ja vahetevahel sellised ajad võivad olla ülimalt olulised. Ja vahest inimesed ei oska seda mõista ja nende oma enda elus on kogu aeg üks ringi jooksemine. Mis ma selle nimetan, see on tänapäeva üks tõsine ohtlik asi, kus inimesed, nagu öeldakse, nad matavad ennast töösse, nad matavad ennast mis iganes sotsiaalmeediasse, igasugustesse muude meelelahutustesse, nende peas jookseb igasuguseid asju, nad jooksevad sinna ja tänna, korraldavad seda ja organiseerivad seda ja neil tuleb vahest jääda vaikseks ja minna Jumala ette, Jumalat teenida. Lülitada kõik välja, mobiil kinni, sotsiaalmeedia kõrvale, lihtsalt ma lähen Jumala ette, ma tahan teenida issand. Ja sageli Jumal võib sulle sinu ellu kõneleda midagi selles situatsioonis ja rääkida, mis võib totaalselt, radikaalselt pöörata sinu elu hoopis teise õigesse ratta. Ja inimesed, kes on võib-olla Jumala plaanist isegi välja läinud või kõrvale tõmmatud olnud, saavad äkitselt õigesse kohta tagasi tõmmatud. Amen. Halleluuja. Sa võid, ma ei teagi, kuidas see parem, võib-olla parem isegi, kui me tõuseme, sa pead vaatama, kuidas need plaane siis võtta sealt videost iga. Halleluja. Küll pealt on lihtsalt. Kiitus suisa. Halleluja. Austus sulle. See ei hakka otseselt laulma mingi kirja pandud laulu lihtsalt, aga kus me austame Jumalat, me teenime teda. Ülistus sulle. Kiitus suisa. Tänu sulle. Tänu sulle, sest sa oled hea. Sa oled helle ja armuline. Isegi kui me oleme
sa oled küsinud, mis ootab mind ees, mis on sinu plaanid, mis on sinu eesmärgid ja igatsused minu jaoks. Tule minu lägi olla, tule mu lähedusse ja ma kõnetan sind, sest ma ei taha hoida sind teadmatuses asjade suhtes, mis ma tahan teha ja mis ma plaanin sinu elus teha. Et sa võiksid teada ja mõista. Kui sa ei tea ja ei mõista, see on seepärast, et sa ei ole tulnud kohta, et kuulda. Mina räägin oma rahvaga, mina kõnetan oma tallesid ja sa võid kuulda mind rääkimas ja tunda minu häält oma südames. Teada, mis ma olen tegemas ja teada, mis ma olen plaanimas. Et sa võiksid kinni haarata nendest asjadest ja näha muutusi, näha lahendusi. Sama kua avaharite sööla krosin perepentera kimi oletrostöö sungre ivika aare iseke oka oore zintra oke irda kubre estra. Ja muutused, lahendused tulevad selles kohas, kus sa oled minu läheduses ja minu auhiilgus täidab sind. Ja sa tuled välja asjadest, mis on kinni hoidnud, mis sind takistanud on. Aastaid võib-olla oled maadelnud nende asjadega ja see on see koht, kus sa tuled nendest asjadest välja minu ligiolus. See, kus sa teenid ja see, kus sa ülistad ja kiidad mind selles paigas, rõõmutsedes ja hõisates, sa näed, kuidas ahelad murduvad, kuidas sidumised kukuvad kokku, kuidas takistused saavad kõrvaldatud ja sa astud vabadusse sisse, mis ma olen sinu jaoks valmis pannud. Sest see, kes on issandas, see, kes käib issanda vaimus, seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Vabaks saamine ja vabadus on selles paigas. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus, isa. Halleluuja. Tänus, isa. Ma ei hakka kedagi nagu välja kutsuma, aga ma lihtsalt kuulutan välja, see võib olla siin samas, see võib olla ka keegi, kes seda on vaatamas, kas otse või isegi hiljem. Inimene, kes on seda vaatanud, inimesed arvatavasti isegi, mingid sidumised, asjad, millega on maadelnud aastaid. Jeesuse nimel ma kuulutan murdumist neile asjadele. Jeesuse nimel. Ahelad kukuvad maha, sidumised kukuvad maha, vangihoonest tule välja. Jeesuse nimel tule välja. Kelle kohta iganes see käib, haara kinni sellest. Kas ülekande kaudu või isegi siin koha peal, Jumal ei ole mulle ilmutanud seda otseselt. Sa oled vaba. Sa oled vaba. Sa oled vaba. Sellega on lõpp ja see on kõik. Sa oled vaba. Sest issand on teinud sind vabaks. Vabaks saamist seot üle. Kuulutas Jeesus. See on sinu. See on sinu. Kurat on läbi kukkunud. Asjad, mis ta on aastaid, isegi aastakümneid ja üritanud ehitada, need on puruks. Ja need ahelad kukuvad maha. Ja vangihoone alused värisevad. Ja ahelad kukuvad maha. Kõnnikud kukuvad maha. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus, isa. Halleluuja. Halleluuja. Halleluuja.
siinsamas keegi või on ka ülekannet vaatamas, kellelgi ma sõnastaksin niimoodi uneprobleemid. Kas uni on häiritud, kuidagi hakitud, mis iganes kombel. Kui see on sinu jaoks, Jumal tahab selle asja murda sinu elus. Kui see on siin, tule ette, kui ei ole, siis ma palun lihtsalt kellegi eest ka halleluja. Kas igaks juks kellegi meest elab selle taha? Kiitus isa. Halleluja, tänu isa. Jeesu nime, tänu isa, rahu ja rahulik uni. Jeesu nime, kiitus isa, tänu isa, vabadus. Halleluja, tänu isa, kiitus isa. Tahan paluda ka veel inimeste jaoks, kes paluvad, vaatavad ülekannet. Isa, ma tänan sind, kes iganes inimene, kui sa oled olnud ka uneprobleemidega või häiritud on su uni. Jeesus, ma käsin sellel kaduda, sellel rõhumisel, sellel segadusel, sellel rahutusel Jeesuse nimel. Rahulik uni, rahus võidab maha ja uinub magama. Ja sissand üksi paneb sind julgesti elama. Ta annab oma armsatele magusa uni. Jeesuse nimel, võta see sinu oma. Jeesuse nimel see sinu oma. Halleluja, kiitus isa. Halleluja, see on väga oluline, et näe, kui see sinu jaoks on ka vajalik. Haarame sellest kinni, toida ennast kirjakohtaga ka. Et sul on rahulik uni. Mul vähemalt tuleb meelde peale järgi vähemalt 3 kirjakohta, mis räägivad rahulikust unest. Natuke eri nüansside pluss siis ka veel kirjakohad, mis räägivad rahust. Jumal on see, kes tahab, et sa võiksid rahus olla. Rahus magada. Halleluja. Aamen. Aamen. Jumal on hea. Täna lõpetame siin, aga võta enda kodus ka aegu, kus sa tõesti teenid Jumalat, kus sa ülistad Jumalat. Sul ei ole vaja isegi tingimata mingit pilli selle jaoks, kui sa ei ole pillimängija. Kui sa oled pillimängija, võid seda pilliga ka teha, aga kui sul ei ole, siis lihtsalt mine Jumala ligi ollu. Kiida ja tänada. Amen. Ja Jumal võiks kõneleda, Jumal võiks puudutada sind, mis iganes aja on. Amen. Aga täna lõpetame siis ja näeme järgmistel koosolekutel.